Katoliku vaimulike roll Baltimaade vallutamisel 12.–13. sajandil oli väga suur. Liivimaa esimesed piiskopid Meinhard, Berthold ja Albert mitte ainult ei levitanud ristiusku, vaid rajasid siia täiesti uued riigid. Sakslaste tegevus Baltimaades sai laiema poliitilise toetuse 1986. aastast, kui Hamburgi Bremeni peapiiskop pühitses ametisse esimese siinse piiskopi. Selleks sai Augustiini ordu munk Meinhard. Tema ajal ehitati Ükskülasse esimene kirik, tema ristis esimesed liivlased. Siinsete piiskoppide elu ohtlikkusest jutustab kunstnik pildil, mis kujutab Üksküla teise piiskopi, Bertholdi traagilist hukkumist lahingus paganatega. Peru hobune on rebinud piiskopi ristisõdijate väest lahti ja viinud vaenulike liivlaste keskele. Tuginedes Henriku kroonikale on Maidel kujutanud pildil 3 tapjat. 2 haaravad Bertholdi hobusest kinni, 3 pistab piiskopi alatul viisil selja tagant odaga läbi. Lahingu tegevus kulgeb pildil vasakult paremale. Vasakust ülanurgast pressib peale ristisõdijate vägi, kelle kohale toomiseks oli Berthold Rooma paavstilt loa saanud. Pildi paremas alanurgas pugenevad liivlased. Ühtki teist tapetud sakslast peale õnnetu Bertholdi Maidel ei kujuta. Muidu kannataks pildi sõnum, kristlased võidavad. Sakslaste kiivrisuled, mõõgad ja ristiga lipp on uljalt püsti, samal ajal kui liivlased ummisjalu põgenedes üksteist maha tallavad. Maideli lemmikangelaseks on aga kahtlemata olnud 3. kohalik piiskop, Albert. Tema juhtimisel kujunes Balti ristisõda kiriku jaoks edukaks. Kujutades saksa kultuuri peamiseks tugipunktiks saanud Riia linna asutamist 1201. aastal, rõhutas Maidel Liivimaa rahumeelse tsiviliseerimise ideed. Pildi keskteljele asetas kunstnik piiskop Alberti, kes tema sõnade kohaselt talitas kõikjal suure ettenägelikkusega ja oskas leebust kindlameelsusega siduda. Just temast tuli näha riigi tegelikku rajajat. Seega on Riia linna asutamine sümboolseks nurgakiviks ka targa ja sihikindla Alberti kavatsustele. Maidel on esitanud linna nurgakivi panekut mastaapse ettevõtmisena ning paigutanud sellest osavõtjad ühtlaselt ja võimalikult sümmeetriliselt kogu pildi ulatuses laiali. Taustaks on avar maastik, Väina jõe suudmeala, mis mõjub tähenduslikult ühermaana, kus piiskoppi ootab ees suur töö. Selleks pöörab Albert silmad taeva poole ja palub Jumala õnnistust. Temast vasakul ja paremal lehvivad lipud, ühel neitsi Maaria ja teisel Kristus. Esimene lipp on munga ja teine täisrelvis rüütli käes, kes sümboliseerivad piiskopi usulisi ja sõjalisi eesmärke. Sündmuste teised tunnistajad on mungad, kohalikud sakslased ja isegi lapsed. Ühtki liivlast pildilt ei leia. Küll aga on seal saksa ehitusmeistrid, kellest 2 tassivad tulevase linna nurgakivi, 3. osutab sõrmega augule, kuhu see tuleb panna. 4. meistri käes on mördinõu, millest Albert kelluga mörti võtab. Mört sümboliseerib Maidelli jaoks nii lääne arhitektuuri traditsiooni kui maapealse jumalariigi jõudmist Liivimaale.
Albert on peategelane ka pildil, mis kujutab lugu, kuidas leedulane Jersika valitseja Vissevald läks pärast naise pantvangi langemist ja kaotatud lahingut kristlaste poole üle. Truuduse vande andmine toimub Riia Peetri kiriku õuel 1209. aastal. Istudes gootis stiilis troonil, võtab Albert saksa kombe kohaselt vastu põlvitava Vissevaldi käepigistuse. Piiskopi jalge ette heidetud kõvera mõõga ja peaaegu paljaks nüditud peaga Vissevald mõjub idamaise vürstina. Tema selja taga põlvitavad tema vanad liitlased, kes nagu Vissevaldki hoiavad pika varre otsas lehvivaid lippe. 3 lippu tähendavad vististi 3 lääni, kirjutab Maidel kõhklevalt, nagu kommenteeriks ta mõnd vana piltdokumenti. Vissevaldi sõjalisele alistamisele osutavad uhkete kiivritega rüütlid. Vissevaldi naise pantvangist vabastamist ja vaenupoolte leppimise tseremooniat turvavad veel teisedki relvismehed. Piiskopi trooni kõrval vahetavad mõtteid poisikesed, kellest üks hoiab Alberti piiskopi saua, samal ajal kui teisel on käes tutiga kaunistatud paadi Jersika linna võtmega. Pakston Suuriga munk seletab poistele toimuva ajaloolist tähendust. Et sündmus on tähtis, kinnitab ka trompetipuhuja kohalolek. Tasub veel märkida, et kuigi vaimulikud kannavad Maidelli piltidel traditsioonilisi rüüsid, kujutatakse neid sageli habemega. Habe on üldjuhul ilmaliku mehe raseeritud lõugaga vaimuliku tunnus.